Tänases meistrinurgas räägime natukene terrassi ehitamisest. Just nimelt natukene, seepärast, et uurisin eelnevalt asja ja ütleme 10 aasta taguse olukorraga võrreldes on terrassi ehitus muutumas, naljaga pooleks öelduna kosmosetehnoloogiaks, et väga lihtne see asi ei ole, et võtame immutatud laua, laseme kipsikruvidega ta kuskile kinni ja püsib küll. Üks tõsisem probleem, mis terrasside juures on olnud, see on see, et kui me lööme selle laua siia nii-öelda kõvasti kinni, siis siia alla jääb meil nii-öelda kokkupuute pind väga suur, kuhu jääb niiskus ja vesi ning olgu see puumaterjal nii hästi töödeldud, kui on, niisugust üleliigset seisvat niiskust ei taha, siin hakkavad kahjustused tekkima. Seepärast on tänapäevased süsteemid viinud asja sinnamaani, et me tõstame terrassi laua sellest kandeprussist üles poole. Tuul käib siit alt läbi ja kuivatab selle vahe ära ning kahjustusi tekkida ei saa. See, mis praegu nii-öelda letis on meil üks variant. Esimene variant, mida ma teile näitan, kasutame selliseid spetsiaalseid klambreid. Kui ettevalmistus on tehtud, siis saan hakata neid laudu alustalade külge paika panema. Alustoed, mis mul siin hetkel kasutada on, paigaldustihedus on soovitatud kuskil 40-50 cm. Kui aluspind on korras, võtame siis selle ettevalmistatud laua ja koputame ta paika. Ja siis on olemas ta spetsiaalne selle ülevalt kinnituse kruvi. See on antud süsteemis siis selline tumedat värvi kruvi ja ma saan siit ülevalt laua kinni lasta. Ja siia on mul valmis pandud veel mõned asjad, mis on seonduvad terrassiga. Näete, praktiliselt need samad klambrid, mida ma teile juba korra näitasin, kuid klambripaar on omavahel ühendatud sellise varrega. Eelmisel juhul ma pidin ikkagi väga hoolikalt ise vaatama, et kas nüüd jäävad nad nii, et nad ei satu kohakuti. Taas edasiarendusasi on pisut mugavamaks läinud. Veel üks asi, kui me vaatame siia, kaamera tuleb ka pisut lähemale. Seda me oleme küll näidanud mitmel juhul teile. Terrassi reguleerimiskruvid, natukene suuremad, laiema pinnaga, aga taas mugav sättida. Seda saab siit keerata ülespoole ja allapoole, et me saame terrassi korralikult paika, et kuskilt mitte midagi ei kõigu. Ning üks asi lõpetuseks veel. Näed niisugust huvitavad klambrid. Neid siis seinavoodri tegemiseks on hea mugav kasutada. Paneme ta lauale kõigepealt taha ja saame korralikult ja kruvivabalt tehtud pinna. Niisiis, alguse juurde tagasi tulles, tootearendus käib igal pool ja kui te hakkate midagi ehitama, siis kõigepealt rääkige spetsialistidega, rääkige materjalide tarnijatega. Te saate õige ja hea informatsiooni, seepärast uued asjad on ikkagi selle jaoks välja mõeldud, et elu oleks lihtsam.